Mina tahan, et õpilastele ei antaks kunagi kodutöid. Mina arvan, et kõigi inimeste palk tuleks kahekordistada. Minu meelest peaks Eestis põlevkivi kaevandamise üldse jalamaid lõpetama. Need ja paljud teisedki seisukohad on pealtnäha toredad, aga millele need mõtted tuginevad? Ja miks need mind üldse veenma peaksid? Selleks, et oma arvamusi põhjendada, tasub kasutada argumendi mudelit. Argumendi tundmine ja oskuslik kasutamine aitab mõtteid koondada ja neid edukalt esitada. Esiteks, mis üldse on argument? See on kindla struktuuriga, loogiliselt korrektne ja tõestatud seisukoht. Ehk siis teisisõnu vastab küsimusele miks ja kuidas. Aga kuidas üldse ühe hea argumendini jõuda? Siin tuleb appi argumendi mudel, mille järgi koosneb argument 4 osast. Väide, seletus, tõestus, järeldus. Ja nüüd vaatame igaüht neist lähemalt. Väide. Justkui argumendi stardipunkt. Pealkiri, mis ütleb, mida ma argumendiga tõestada tahad. Hea väide koosneb ühest lihtsast lausest, võtab kokku terve argumendi ja vastab alati küsimusele miks. Väidet saab moodustada nii, et selle esimese poole tekitab arutluse all olev seisukoht ise ja teise poole kokkuvõtte sellest, mida tõestatakse. Oluline on, et väites sisalduks kindlasti ka see teine pool. Muidu ei vasta väide küsimusele miks ning ei ole piisavalt selge. Näiteks kui küsimus on selles, kas kerged narkootikumid tuleks legaliseerida, siis lause, et mina arvan, et kerged narkootikumid tuleks legaliseerida, ei ole veel väide. Väite saame siis, kui lisame sellele ka mõne põhjuse. Näiteks, mina arvan, et kerged narkootikumid tuleks legaliseerida, sest ebaseaduslikke narkootikume tarbida on ohtlikum, kui seda legaalselt teha. Väide peab olema võimalikult lühike, konkreetne ja üheselt mõistetav. Ehk siis mida lihtsamalt ideed püütakse edasi anda, seda suurem on ka lootus, et see, kes parasjagu seda kuulab, saab sellest ka aru. Loomulikult on iga teema poolt või vastu erinevaid põhjuseid. Ehk siis neid kõik ei tasu panna ühte argumenti, vaid mõistlik on koostada erinevaid argumente erinevate väidete põhjal. Võtame näiteks väite, Eestis tuleb kehtestada koolivorm, sest see aitab vähendada koolivägivalda. See esimene pool, Eestis tuleb kehtestada koolivorm, on siis seisukoht, mida kaitstakse. Ja teine pool, koolivorm aitab vähendada koolivägivalda, on konkreetne põhjus, mida siis edasises argumendis lahti selgitada. Väide tehtud, väga hea. Aga see on alles algus. Ka parima väite puhul jääb endiselt küsimus, miks see nii on. Ja sellele küsimusele vastamisel tuleb appi argumendi teine osa, ehk seletus. Seletus on oluline, sest ilma argumenti seletamata ei pruugi kuulaja mõista, mida kõneleja öelda tahab. Igale inimesele tundub, et tema mõte on selge, arusaadav, kuid sageli on see vaid nii, sest inimene ise arvab seda. Selleks, et kuulaja saaks aru, mida kõneleja oma väitega mõtleb ja miks see tõene on, peabki oma väidet lahti seletama. See seletus vastabki küsimusele miks ja kuidas. Niisiis, eelnevalt toodud väidet, Eestis tuleb kehtestada koolivorm, sest see aitab vähendada koolivägivalda, võib lahti seletada näiteks nii. Koolivägivald ja koolikiusamine tekib siis, kui õpilaste grupp hakkab mingit õpilast normist erineva tunnuse põhjal tõrjuma. Kui ühel õpilasel on kulunumad riided, siis ta näeb teistega võrreldes teistsugune välja ja teda võidakse hakata tõrjuma ja kiusama. Kui kõik lapsed käivad ühtmoodi riides, siis justkui oleks kiusamist vähem. Hüva, argumendi loogika on paigas. Isegi kui selle seletusega mitte nõus olla, tuleb välja ikkagi, et väites esitatud mõte sai seletuses selgemaks. Head argumenti iseloomustab veel üks tähtis tunnus, ehk siis selle tõestatus. See kinnitab, et seletuses öeldu kehtib ka päris elus. Tõestusmaterjaliks on faktid, mis argumendi toimimist kinnitavad. Ehk siis ilma tõestuseta ükski argument otseselt ei püsi, sest ükskõik kui tugev see seletus seal all on, võib teiselt poolt täpselt risti vastupidise seletuse välja tuua. Tõestuseks võivad olla näiteks uuringud
või statistika, mida siis vastavalt väideldaval teemal on parasjagu tehtud. Või näited, mis illustreerivad seletuses öeldut. Oluline aspekt tõestusmaterjali juures on sellele viitamine. Kuulajale tuleb teada anda, kust see tõestusmaterjal pärineb. Eelnevalt toodud väite ja seletuse tugevdamiseks võib tuua järgnevat tõestusmaterjali. Sydney ülikoolis tehtud uuringu andmetel on Austraalia koolides, kus on kasutusel koolivorm, koolivägivalda vähem kui nendes koolides, kus koolivorm puudub. Lõpp juba paistab. Suur pingutus on tehtud ja nüüd jääb üle veel oma mõte kokku võtta. Seda rolli täidab seal lõpus argumendi järeldus. Järeldusel on peamiselt 3 ülesannet. Esiteks peab järeldus kokku võtma argumendi ning üle kordama selle põhiidee. Teiseks võib argumendi koostajal mõte vahepeal kuhugi rändama minna. Järelduses saab kontrollida, kas selgituse tõestuse kaudu on põhjendatud algses väites esitatu. Ja kolmandaks peaks järeldus näitama, miks see argument üldse on oluline. Koolivormist rääkiva näiteargumendi puhul võib selle järelduse moodustada siis järgmiselt. Järelikult vähendab koolivorm majanduslikku olukorda peegeldavast riietusest tingitud koolikiusamist. Kool peaks tegema kõik selleks, et õpikeskkond oleks turvaline ja toetaks õppimist. Sellest järeldades tuleb Eestis kehtestada koolivorm. Seega, heal argumendil on selge väide, selle väite täpsem seletus, sobiv tõestusmaterjal ja lõpus kokkuvõttev järeldus. Ning neid 4 näpunäiteid järgides saadki oma mõtteid paremini põhjendada ja vestluskaaslast oma arvamuses veenda. Head argumenteerimist!